Tere hommikust kõikidele fännidele ja vaatajatele teisel pool ekraani. Paide linnameeskond on jõudnud keskmisest pilvisemasse suvepealinna Pärnusse. Selleks, et homme neljapäeval mängida korduskohtumine Palatown FC vastu. Tänane hommik on alanud õite, ütleme nii, et aktiivselt, sellepärast et presidendid, spordidirektorid ja tiimimänedžerid on ära juba pidanud padelimatšid ja nüüd tuleb kogu see kaotatud energia tagasi teha, nii et tule aga meiega kaasa hommikusöögile, kus me jookseme kokku kindlasti mängijate ja staffiga, räägime nendega juttu, vaatame, mis nägudega mehed otsa vaatavad. Ja kas siis muud ei olegi, kui et lükkame ägedale uuele päevale siin Pärnu soo sisse ja paneme ennast homseks suureks mänguks valmis, nii et osta pilet ja ole meiega. Delicious. Nii, siin ta meil on. Paide linnameeskonna fitness-spetsialist Andrei Veis, kes teeb teile nüüd demonstratsiooni sellest, mida teha tühja taldrikuga. Mida peab sööma üks spordimees üks päev enne mängupäeva? Nii, lõunaks on siis täna, nagu ma näen sealiha, ma ei tea, miks see siin on, aga see on suht raske toita enne trenni. Nii et eelistaks pigem kana või siis kala kergemat lihaportsu. Garniiriks siis kartuli asemel võtaks muidugi tatart, riisi või makaroni ja täistera makaroni hea meelega, et see oleks pikaajalisem süsivisik, mis annaks energiat trennis. Mina trennis kaasa ei tee, sellepärast on ports natuke väiksem. Kastet ma ei pane. Nii, tatar. Juurikat kindlasti, jah. Miks kana on parem kui sealiha? Kanas on ilmselt, mitte ilmselt, vaid ongi vähem rasva ja rohkem valku. See on taisem kui teised lihad. Mis me siin näeme? Me näeme peeti, oliivi, kurki, tööline Vahemere laud, jah? See täiesti väga hea valik on, nii et salatimaterjal on olemas ja siit saab väga hea kombo kokku panna. Aga pane kombo kokku, siis meil on vlogi vaatajatele võimalik näidata pärast ühte tervisliku eluviisi ja stiiliga inimesed läbi. Kindlasti mitte, et see on praegu näidis. See on siis üks fitness-spetsialisti poolt soovitatud taldrik ja taldriku täide. Aitäh sulle ja head isu, loodan, et sa jääd oma valikuga rahul. Jah, ikka absoluutselt. Nii ta, lähen võtame ise ka. Not games per se, so let's do the good training, let's go for this second half. Mänguenne treening on tehtud, harjutasite trenni lõpus penalteid ja midagi siin salata ei ole. Sina penaltid ja Pärnu rannastaadion toovad tagasi head mälestused aastast 2022. Räägi meile homse mängu kontekstis, mis emotsioonid sul endal siin tagasi olla on? Pärnus on alati tore olla, et väljak on ilus, ilm on ilus. Loodame, et homme tuleb ilus tulemus ka. On sul mingisugune konkreetne sõnum nendele fännidele, kelle sees käis mõnus vibratsioon läbi, kui me aastal 2022 tänu sinu penaltitõrjele seal mängu lõpus järgmisse ringi läksime? Ma kuulsin, et mõned piletid on veel alles, kellel võimalik, mingi ostke pileti, tulge kaasa olema. Väga hea, rohkem sind ei piina. Tänud! Tarmo Kink, sa oled mees, kes on mänginud väga suuri mänge ja olnud ka tegelikult treeneri pingil, kui asi on puudutanud konverentsiliiga matše. Räägi enne homset suurt mängu, mis tunne on? Tunne väga hea. Valmis? Ma arvan küll, et olen valmis. Mis see teine variant on? Variant 2 ei ole? Ma arvan, et on ikka valmis. Minu tunne ei maksa midagi, peast mängijatel on enesekindlus on olemas ja oleme korra mänginud nendega, korra võitnud neid, aga full fookus peab olema. Iga mäng on erinev ja et see on saada, tuleb oma maksimum anda. Kuidas
rannastata, plats, kohad, muru, kõik see komplekt tundub sulle? Super. Selles klubi poolt ka ja 2 päeva varem hotellil kõik super, treeningtingimused, kõik on nii, nagu peab olema. Ehk et fänni perspektiivist ei jää muud üle, kui et osta pilet ja tulla mängule? Pilet tuleb kindlalt ära osta ja mängu tuleb ka kindlasti tulla, muud varianti ma üldse ei näe. Tarmo Kink on mees, kes teeb elust väga palju, nii et kuulake sõna ja soetage pileti taskust. Paide linnameeskonna matchday -1 treening on tehtud, Pärnu rannastaadioni muru on nagu ikka suurepärases korras, Pärnu rannastaadion ise samuti suurepärases vormis nagu alati ja on valmis võtma vastu kõiki teid, võib öelda isegi, et 1000 fänne selleks, et me läheksime edasi järgmisesse ringi. Palatowni vastu 2-1 eduseis vajab hoidmist ja seda saame sinu, kallis fänn, abil teha. Vaata nüüd, mis kohad on veel homseks saadaval ja vabad ja mine pileti taskusse ning osta endale ka üks. Lugu lihtne. Nagu näed, siis tühjasid auke ja vabasid kohti liiga palju enam ei ole, nii et ole kärme ja näeme homme. Nii, väikesed reklaamiminutid ja nipid-trikid homsele mängule tulijale ka. Pärnu rannastaadionis 100 meetri kaugusel on Snabi parkla tsooniga X22 ja kui sa siin oma äpis siis aktiveerid Paide 15 sooduskoodi, siis saad lõpphinnast 15% allahindlust, nii et auto siia, ise mängule ja ega pikemat juttu ei olegi. Näeme homme! Mõnus Pärnu suvi, rand, soe. Ja oleme siin Sunseti mõjusfääris parasjagu selleks, et teha juttu Erlandiga, kes räägib lähemalt siis, mida ta pakub homme Sunsetiga Paide linnameeskonna fännina, nii et läheme räägime mehega juttu. No nii, Erland, Sunsetil on teatavasti spordilembelised omanikud. Mis ootab homset Paide linnameeskonna fänni siin alates kella 4? Eelkõige ilus ilm. Vaatasin just ilmakaarti ja see tähendab seda, et inimesed saavad tulla enne mängusi ja nii-öelda nautima, kas me ütleme siis preepaarti või soojendust tegema. Nii et ma arvan, siit hea vaade mere ääres omavahel juttu ajada ja arutada enne mängu eelkõige. Nii et kella 4 on kõik oodatud siia Sunseti Aperoli mereterrassile. Väga hea. Homme siis võtke kindlasti piletid välja ja näidake Sunseti Aperoli terrassil oma mängupiletit, millega te saate häid soodustusi ja suurepäraseid diile.